On olemas, jah, väga hea. On tegelikult väga suur rõõm, et me jõudsime, sest et kui kõik on valge ja kohati ei saa isegi aru, kus tee läheb, siis me vaatasime minuteid ja kilomeetreid, aga tänu Jumalale. Ja tulen koos tervistega või tervitustega, tervisega ka kindlasti, aga koos tervitustega Nõmme baptisti koguduselt. Ja aitäh, et olete kutsunud, et olete usaldanud. Ma saan aru, et teil on üsna selline kindel kava, mille järgi te nüüd liigute sõnumites ja Merle kirjutas mulle, et täna on siis salmid mäejutlusest Matteuse 6. peatükist ja salmid 14 ja 15 ja ma loen need kõigepealt, hästi tuntud salmid. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks. See esimene pool on tõotus ja ta on julgustav. Ja see teine pool on hoiatus ja see on hirmutav. See näitab tegelikult, kui tõsine teema on andestus. Ja kuna me elame maailmas, kus kasvavalt tahetakse sellest teemast üldse mööda minna, paljud inimesed, keda intervjueeritakse, mõned siis väljapaistmavad ühiskonnas, sageli ütlevad, et ma ei kahetse mitte midagi. Teised ütlevad, ma ei anna iialgi andeks. Siis see teema on tegelikult kristluse alusteema. See on teema, millest Jumal hakkas rääkima oma rahvale peaaegu kohe kõige alguses. Ja kui ma mingisuguse sümboli andestuse teemal võiksin välja pakkuda, siis see on rist. See on, sest ilma selleta me ei seisa keegi vee peal, me ei püsi keegi. Sul peab olema andestatud suhe, lepitatud suhe Jumalaga. Ja see, kui sul on see, siis sul on ka see vertikaalne joon või see horisontaalne joon. Siis sul on ka teiste inimestega võimalik elada lepitatud suhetes. Me sageli mõtleme andestusest ka väga enesekeskselt või väga inimesekeskselt. Aga andestus on tegelikult vägagi Jumala asi ja ta on seotud mitme teise alusmõistega. Sinna juurde kuuluvad või sellega põimuvad sellised mõisted nagu ülekohus, patt, lepitus, süü ja heastamine. Ma hakkasin natukene laiemat pilti vaatama, kui ma hakkasin tänaseks valmistuma ja nägin, et Jumal kohe algusest peale, kui ta oma rahva valis, kui ta nad Egiptusest välja tõi, siis ta hakkas kohe, kui esimene leping Siinail oli tehtud, ta hakkas õpetama ka sellest teemast, aga enne seda Jumal avas Moosesele ja Moosese läbi siis ka rahvale enda olemust. Ja see oli erakordne, sellepärast, et tol ajal muude paganarahvaste seas üldiselt keegi ei arvanud, et Jumal peaks üldse ennast kuidagi kirjeldama, et ta peaks ennast avama. Jumalaid aimati, tajuti, püüti meelitada, ära osta, kuidagi andidega nende soosingut pälvida. Ja mõnel Jumalal olid nõrkused ja ühed ja teisel olid teised ja mingid tugevused ja siis selle peale nagu mängiti ohvrite ja rituaalidega. Aga sellist asja, et üks Jumal tuleb ja hakkab ennast tutvustama, seda ei olnud kuuldud. Ja siis võib küsida, et mis oli Jumala eesmärk selles enese tutvustuses. Ja eks ta oli ilmselt see, et ta oli loonud inimesed Jumala näoliseks. Ja kuigi patu siuke hunnik oli selle Jumala näolisuse peal ja see oli võib-olla inimeses sügaval peidus ja sageli on ka meiega nii, siis Jumal tahab, et see tuleks uuesti esile. Ja ta hakkab inimest kujundama selles suunas.
Ja teate, kindlasti on perekondi, kus tänapäevalgi öeldakse, et vot meie peres tehakse nii. Meie oleme sellest perest ja siin me teeme nii. Ja võiks tõmmata siin sellise paralleeli, et nagu Jumalgi ütleb, et sa oled Jumala rahvas, sa oled minu valitud rahvas, sa oled igavese, nähtamatu, ainu Jumala laps ja meie peres tehakse nii. Ja nüüd andestus kuulub selle hulka. Ja kui nüüd Jumal hakkas ennast tutvustama siin, siis ta ütleb Moosesele, see on 2. Moosese 34. peatükis salmid 6-7. Ja issand möödus tema eest, see on siis Moosese eest, ja hüüdis. Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele 3. ja 4. põlveni. Jällegi, meil on tõotus. Meil on tõotus Jumala loomusest. Ta on halastaja, ta on armuline, ta on pika meelega, rikas heldusest ja tõene ja ta annab andeks ülekohtu ja üleastumised. Aga meie tegudel, meie valikutel on ka tagajärjed ja kuna see oli öeldud esimese lepingu rahvale, siis see kehtis ka neile. Jeesus ei olnud veel teinud lunastustööd, et vanemate patud maksti põlvkondi edasi. Ja tegelikult me näeme seda sama põhimõtet ka praegu, mõned asjad, millega vanemad ei ole tegelenud või kus nad on alla jäänud, mõned võitlused, kus on lihtsalt kõrvale vaadatud ja lastud asjadel minna, need lähevad põlvkondi pidi edasi. Aga hea uudis on see, et meie saame oma vaimsed pärandid ka ümber vormistada. Kui sa hakkad märkama, et vot meie peres on see ja see ja see, ikka kordub jälle see ja jälle midagi, siis on põhjust minna Jumala ette ja küsida, Jumal, kuidas me selle asja kinni paneme? Kuidas, mis võitlus tuleb võideta, mida tuleb andeks paluda, kuidas tuleb lepitust leida. Ma ei taha, et see minu lastele päranduks. Ja tänu Jeesusele me saame seda teha. Nüüd Jumala rahvas pidi kandma ja edasi andma Jumala näolisust, Jumala auhiilgust. Ta pidi paistma välja teiste rahvaste seas ja väljendama Jumala loomust. Aga Jumal teadis juba enne, et inimene seda ei suuda. Et ta ise sellest üle ei saa ja patt tuleb paratamatult mängu. Ja siis ta annabki seadused. Esiteks, et inimene saaks aru piiridest, kus tuleb liikuda, aga et tuleks esile ka see suund, kuhu Jumal teda tahab liigutada. Ja et siis oleks nagu arusaadavam ka see pääste, mille Jumal hiljem esile toob. Ja siin on jällegi see põhimõte, et me Jumala riik ja Jumala rahvas ei saa olla erinevad. Need samad alustõed, need samad põhimõtted, mis on taevariigis, Jumala riigis, mida meie ootame ka, et see saaks ilmsiks, need samad on ka rahva keskel kehtivad. Ja mõnikord me mõtleme, et kui me taevasse saame, siis me oleme, ma ei tea, pühad ja ideaalsed ja teeme kõike õigesti. Aga et siin juhtub. Ja see on nagu okei, et juhtub, et me veel ei oska. No päris nii ei ole, me peaksime ikkagi tegema kõik, et ennast Jumalale avada ja et ta saaks kujundada meid. Selles mõttes ka täna hommikul me lihtsalt palume, et tule püha vaim, me anname kogu ruumi sulle. Kujunda meid, kujunda meie südameid ja kui täna Jumal ka mingi Jumala sõna läbi paneb sõrme sul mingile asjale, siis anna see ära. Ütle kohe, et jaa, Jumal, palun, ma ei taha seda hoida enesele. Nii et see 3. Moosese raamat, mis sageli on siuke saepuru närida, kui sa seda loed, kõik need käsud ja seadused ja mõõdud ja kogu see asi, see on tegelikult väga oluline, sest et seal on ka täpsed juhised, mis siis tuleb teha, kui on tekkinud üleastumine või patt Jumala ees. Ja sealt me leiame ka esimese sellise kirjelduse, kuidas andeks andmine toimub või toimib ja kuidas teha lepitust ning kuidas jääda lepingusse Jumalaga. Ja see on selline eelnäide või eeskuju, siis, mis kõik viitab Jeesuse lepitusele. Ma vaatasin neid peatükke seal 3. Moosese raamatus ja ohverdamise ehk siis igasuguste süüohvrite reeglid on peatükkides 4-7, kui keegi tahab ise täpsemalt vaadata. Aga võib-olla ma nopiks siit välja 5. peatüki,
kus on kõige rohkem nagu juttu, mis siis juhtub, kui me eksime Jumala seaduste vastu. Ja selle peatüki viimases osas on ka lõike, mis teha, kui inimene on eksinud inimese vastu. Ja see on nüüd otseselt seotud ka andestusega. Ja selles peatüki viimases salmis öeldakse, ja kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud issanda ees, siis antakse temale andeks kõiges, mis ta tegi, millest ta sai süüdlaseks. Kas midagi hämmastab teid selles salmis? Ma loen ühe korra veel. Ja kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud issanda ees, siis antakse temale andeks kõiges, mis ta tegi, millest ta sai süüdlaseks. Siin on üks seos, mis ütleb meile, et andestus ei ole asi iseeneses. Ta ei ole eraldiseisev mingi tegu või toimetus, vaid Jumala rahva omavahelises suhtlemises kõigepealt me näeme, on alati 3 osapoolt. Kui sina täna oma naabriga räägid, kui mina oma mehega räägin, kui me oma lastega suhtleme, ei ole meie 2, on meie 3. Jumal on alati ka üks osapool. Ja kui sa eksid teise vastu, siis sa eksid ka Jumala vastu. Ja sa võid olla isegi inimesega asjad ära õiendanud, aga võib-olla sul pole pähegi tulnud paluda, et Jumal anna andeks, et ma nii tegin. Nii et see on esimene mõte. Jumal on alati see 3. osapool, sest et see lepitus, mida preester toimetas, see tuli teha issanda ees. Nüüd teine, mis me siit nopime, on see, et andestuse juurde kuulub alati ka lepitus. See, mis mind nagu tähelepanu haaras selles salmis, oli see, et enne peab toimuma lepitus ja lepitamine. Ja see sisaldab väga konkreetseid tegusid ja siis tuleb andeks andmine. Kuidas see lepitamine toimub, kui me vaatame sellesse peatükki? Sest ma arvan, et siin on üks väike asi, millest me tänapäeval lihtsalt üle jookseme. Nüüd, kui lugeda sealt 5. peatükki, siis sa näed, et lepitaja, ma nüüd tsiteerin, peab andma tagasi riisutud asja, mille ta on riisunud, või vägivaldselt nõutud asja, mille ta on vägivaldselt nõudnud, või hoiule antud asja, mis temale on hoida antud, või kaotatud asja, mille ta on leidnud. Ja lisaks ta peab tasuma täies ulatuses ja lisama sellele veel 5. Ja seda ta peab tasuma oma süüohvripäeval omanikule. See on lepituse tegemine. Kõik see, mis võeti ära, see tuleb anda tagasi ja tuleb lisada kahjutasu. See, mida vahest tänapäeval kohtutes nagu nõutakse. Ja kui see on tehtud ja preester on, siis tuleb preestrile viia see jäär ja tuleb see süüohver anda Jumala ees. Ja siis, kui preester on nõnda tema eest lepitust toimetanud, siis antakse temale andeks. Nüüd me näeme, et lepitus on kriitilise tähtsusega andestuse protsessis. Ja kui me algkeelseid sõnu või väljendeid selle ümber uurida, siis me näeme, et see sisuliselt tähendab, et ma olen alguses ühes positsioonis ja siis ma lähen teise inimese positsiooni. Kui ma kõigepealt näen asju sellest vaatenurgast, nii, sellepärast, siis ma nüüd lähen tema koha peale. Ütlen, nii, ja sellepärast. Ja seda on vaja, sest muidu me ei mõista. Mäletate, kui Jaakob tuli tagasi oma teenimisest sealt oma äia juurest ja siis tuli sõna, et Eesav tuleb talle vastu. Mis ta oli Eesavile teinud? No ikka üht ja teist. Kõigepealt võtnud ta õnnistuse ja siis isa õnnistuse ja siis lasi jalga. Eesav oli surmani vihane ja tõotas teda tappa. Ja nüüd Jaakob tuleb tagasi ja mõtleb, kuidas ma selle lepituse nüüd teen ja mis ta teeb. Ta hakkab andma tagasi kõike seda, mida Jumala õnnistus on talle toonud. Ta saadab karja, ta saadab inimesi. Iga väikse komplektiga tuleb kaasa sõnum. See on sulle kingituseks, see on lepituseks, sinu meele heaks. Eksinu annab koos hüvitusega tagasi röövitu. Jaakobi sõnum on, ma otsin lepitust sinuga. Ja Eesav
üllatus, üllatus, Eesavi süda on sulanud juba enne, kui ta Jaakobit näeb, see on Jumala tegu. Nüüd Moosesele, kui Jumal nendest asjadest räägib, siis ta nimetab konkreetseid inimeste vahelisi tegusid. Meie ei pea viima vasikat või lammast templisse, meil polegi templit, kuhu viia. Meie süü ohver oli Jeesus. Ja sellepärast saame meie usu kaudu lihtsalt andeks paluda. Kui ma olen oma ligimest haavanud, siis ma saan öelda, Jumal, anna andeks, et mu suu ja mu süda ja mu teod haavasid ligimest, aga veel rohkem sind. Sellepärast, et kõik, vaata enda ümber, kõik, keda sa näed, on Jumala armsad. Kõik on Jumala silmaterad, kõige nooremast tibust, kõige vanema auväärse inimeseni. Kõik on Jumala silmaterad ja kui sa midagi kellelegi teed, sa teed seda Jumalale. Ja kui sa oled rikkunud seda tasakaalu, siis Jumala seadus ütleb, et tuleb tagasi tuua tasakaal. Sa pead heastama ja kui võimalik, sa pead selle protsendi soovitavalt lisama. Nüüd, kuidas meie päevil andeks palumine käib? Sa kuulad ära, tore, kui sa suudad ära kannatada selle, mis öeldakse, et aga nüüd sa eksisid. Ja siis sa võib-olla, mina vahest, ütlen läbi hammaste, no palun andeks. Loodetavasti mitte formaalselt. Ma ei pruugi üldse, mul ei pruugi meelde tulla, et ma peaks Jumala ette minema. See, mida ma üritan vältida, on see, ma ei taha tekitatud kahju sisse süveneda. Kui Jumala vaim selleks märku ei anna. Ja inimsuhetes meil on keeruline hüvitada, sellepärast, et me ei tegele valdavalt materiaalsete asjadega, me ei röövi üksteist avalikult ilmselt, aga suhetes võib juhtuda väga palju ja suhetes lepitust otsida on palju keerulisem. Ja mõnikord inimesed, kes tunnevad, et see on nii õudselt raske, siis nad püüavad rahaga lepitada. Küllalt on neid süütunde või süükoormal olevaid vanemaid, kes ei saa näiteks lastega enam suhteid korda, sest liiga vähe on nendega koos oldud ja siis antakse raha, et vaata, ma ju ikka armastan sind ja minu töövili, see tuleb sinu kätte. Aga see ei ole see. See, keda on röövitud, kes on kahju kannatanud, tema hing, tema vajab seda, et see teine kuuleks ja kogeks ja tunnistaks, ma olen tekitanud kahju. Ta ootab, et tuleb üks lause, mis tuleb selle teise südamest, kes ütleb, et mul on tõeliselt kahju, et ma sulle seda põhjustasin. Ma ei teadnudki, et ma nii tegin. Kuidas? Ütle, kuidas ma saan seda heaks teha. See on see protsent, kui sa püüad kuulata ja kuuled ja võtad vastu ja vastad. Me võime ette kujutada, et kaks inimest on nagu kaks eraldi planeeti. Ja kui mina kas mõtlematusest või isekusest või hoolimatusest või ka kurjusest, pahatahtlikkusest või himust või millest iganes teen midagi halba teisele inimesele, siis on see nii, nagu ma oleks seal teisel planeedil tekitanud maaväringu või ulatusliku tulekahju. Aga ma ei taha vaadata seda inimesena. Ja see lepituse algus on see, et ma lähen ja vaatan seda hävingut, mida ma tegin seal teisel planeedil. Millega teine inimene ilmselt pikka aega peab tegelema ja palju maksma, et see asi jälle korda saada. Ja mis võib teisele inimesele minna väga-väga kulukaks. Minu lapsepõlves oli minu ümber inimesi, kes ütlesid mulle haavavaid sõnu üsna palju ja üsna sageli. Nad ilmselt ise üldse ei tajunud, mida nad tegid. Nad arvasid, et see oli nali, et tore on, kui sul on üks siuke pisikel piklatirts, keda saab aasida. Aga mina tegelen siiamaani nende sõnadega. Jumala abiga, Jumala armuga, ma olen nendest üle saanud, aga aeg-ajalt nad löövad üles. Ja aeg-ajalt keegi ei pruugi isegi mõelda midagi halba. Natukene sinna suunas tuleb mingi vihje ja mul on ouch. Juba ma tunnen, et midagi läheb pihta. Ja see, mida ma hingehoiutöös näen, on see, et väga suur protsent inimesi on puntras identiteedi probleemidega. Neil on haavatud või purustatud identiteet. Nad ei tea täpselt, kes nad on. Nad ei julge uskuda, kes nad Jumalas on, sest keegi on midagi öelnud või teinud nende vastu. Ja mõni inimene võib terve elu kannatada, kui ta ei oska või ei suuda Jumala abi vastu võtta. Hea uudis on muidugi see, et Jumal
võib täiesti parandada selle. Kui me usu kaudu saame minna Jeesuse lepitustöösse ja Jumala ligiolusse, Jumal teeb kõik asjad uueks, identiteet kaasa arvatud. Aga kui meie oleme haavajatena, oleme need, kes püüame õigustada öeldud sõnu või oma süüd kannataja peale veeretada või kogu seda asja, et kuule, see on tühi asi, mis sa nüüd puhud seda nii suureks. Kui me mõõdame enda järgi, mul oli just möödunud nädal kõnelus ühe inimesega, kes oli öelnud teravaid sõnu teistele ja kohe niimoodi, et inimesed hakkasid temast eemale tõmbuma ja siis kui ma küsisin, et miks sa nii ütled, siis ta vaatab mulle otsa, et mis ta siis on selline? Ja see on nüüd asi, mida koguduse keskelt tegelikult ei tohiks olla. Nagu ma ütlesin, sa pead aru saama, et sa Jumala silmateraga tegeled, kui sa kellegagi räägid. Ja vahest me mõtleme, miks nad ei võiks olla nagu mina või miks ta siuke imelik on või alati ta ütleb niimoodi või vaata, kuidas ta jälle tegi ja me kuidagi mingite korrigeerivate prillidega käime ringi. Aga Jumal ütleb, et koguduses ongi inimesed, keda tema on valinud, keda tema on kutsunud. Ta ei ole neid sinu sobivuse järgi valinud kahjuks. Ja see on see koht, kus me peame elavate kividena ühenduma üksteisega, mitte üksteisele haiget tehes, vaid üksteist toetades. Ja kui meie süda on täis sõnu, mida sulle on öeldud kellegi nalja pärast või sulle on silte kaela riputatud või kui me oma emotsioone kellegi peale lihtsalt välja valame, sest vot meil on praegu siuke tunne. Ma ütlesin sellele inimesele ka, et tead sa, et kui sa oledki saurus ja sul on tavaks tuld pursata, siis arvesta, et sa oled jänesefarmis ja sa pead natukene võtma tagasi, et jänesed saaksid kasu kõrvale tulla. See, mida Jeesus siin nendes Matteuse evangeeliumi salmides kirjeldab, on hoiak, suhtumine, pidev atmosfäär. Ma tean, et siin kogudusest võib tulla keegi, kes ei tunne mind ja mina ei tunne teda ja võib juhtuda, et meil tekib konflikt. Aga ma olen juba võtnud eelhoiaku. Ma olen valmis, mul on nii, et kõht kõva, et kui see põmps ka tuleb, siis ei tule mulle sisse. Sest ma olen otsustanud Jumala abiga olla andestav, olla helde, olla pika meelega ja mitte arvata, et inimesed paha pärast tulevad mulle midagi tegema. Meil on see tundlikkus tegelikult olemas ja selle annab Püha Vaim. Ja ma mäletan, kui meie esimesed lapsed olid üsna väikesed ja ma hakkasin kogema süütunnet selle pärast, kuidas ma mõnikord lastega toimetasin. Mõnikord olid pinged suured ja ma olin karmim lastega, kui oleks pidanud olema. Või ma ei olnud kindel, kuidas teha ja siis ma igaks juhuks tegin natuke rohkem. Aga laps on nii avatud, et sa näed, et appi, nüüd ma tegin midagi liiga ranget, liiga kõva tema jaoks. Püha Vaim annab kohe märku ja siis sa pead küsima, kuidas ma nüüd heastan selle. Lapsed eriti on Jumala silmaterad ja Jumal väga vaatab, kas me kasvatame neid kirve ja haamriga või kujundame armastusega. Ja Jeesus teab, mind väga on liigutanud Jeesuse sõnad, ma olen palju mõelnud selle üle, kui teda löödi risti. No ma ei tea, suuremat vägivalda ei saa vist olla, kui see, mis temaga oli tehtud. Ja tehti ja siis ta ütleb, isa, anna neile andeks. Ta palub nende eest, sest ta teab, et nad ei tule selle pealegi, et andeks paluda. Ja ta palub oma isa, sest kogu muu süü ta teab, et ta kannab selle sama risti peal. Küsimus on selles, kas meie tahame teada, mida me oleme teinud kuskil teisel planeedil, mida me oleme põhjustanud. Kui on tekkinud tõsisem haavamine, siis nagu ma ütlesin, on raske kuulda seda, mida sa oled valesti teinud. Isiklikult ütlen, väga raske on kuulda. Sest me tahame endast mõelda hästi. Meie pilt iseendast on teistsugune. Ja meie uhkusele see on eriliselt raske. Üldse, et ma olen midagi halvasti teinud. Ja siis hakka veel detaile uurima, eks ole. Ja sellepärast me tahame kiirustades edasi joosta, kuhugi kõrvale panna, maha suruda, öelda, et ei ole midagi oma õigustustega peale tulla. Mõnikord mööda minnes, palun vabandust, jah, anna andeks, ma ei mõelnud seda nii.
Ja siis me mõtleme, Jumal saab ju aru ja meil olid need põhjused ja meil olid teised põhjused ja me Jumala käest ka palume kiirelt andeks. Aga see ei taasta kaotatud ega usaldust. Ja see on üks põhjusi, need pikalt vinduvad haavad teises inimeses, miks on inimestel ka koguduses raske andeks anda. Miks Jeesus peab ütlema, et anna andeks enne, kui sa tuled oma andi tooma, enne kui sa armulauale tuled. Vaata, kas su vennal võib olla midagi sinu vastu ja mine õienda see ära. Enne peab olema lepitus, see kuulamine, see kahju hindamine. Kuidas seda praktiliselt teha? Seda õpetatakse psühholoogias, teraapias. Põhimõtteliselt on see nii, et sa istud teise inimese kõrvale või vastu või teil on selline rahulik keskkond ja siis sa küsid, et palun räägi mulle, mis ma tegelikult tegin. Räägi, mis sa tunned. Ja kui ta räägib, siis sa võtad selle vastu, sa peegeldad talle tagasi. Kui ta ütleb, et tead, kui sa niimoodi ütlesid, siis ma kogesin seda. Ja selle peale sa vastad, kas ma saan õigesti aru, et kui ma nii ütlesin, siis sina kogesid seda. Sa ei ütle, et aga ma ütlesin selle pärast, et mul olid need ja teised põhjused. Sa ei hakka ennast õigustama, sa ei hakka kaitsema. Vaid sa kuulad, sa peegeldad, sa saadad talle sõnumi, ma kuulen, ma mõistan. Ja kui sa hakkad andeks paluma, siis sa nimetad kõiki neid asju, mida sulle on öeldud. Anna andeks, et ma vaatasin nii, et ma ütlesin nii, et ma suhtusin nii, mida iganes sa oled siis teinud, mis detailid seal on. Sa nimetad neid asju nimepidi, sest siis ta kuuleb, et sul on tõesti kahju ja sa tahad andeks anda. Ja kui inimene mõnikord on nii katki või nii uhke, et ta ei ütle sulle mitte midagi, ma ei taha sellest rääkida, siis sinu asi on minna Jumala ette ja küsida, Püha Vaim, näita mulle palun, mida ma nüüd teen, kuidas ma pean lähenema, kuidas ma saan heastada. Sest äravõetu tuleb tagastada. Tegelikult Jumala Püha Vaim ja ligiolu annavad meile alati märku. Kui te mõtlete praegu oma südames, siis millal oli see viimane ouch su südames, kus sa said aru, et seda ma poleks pidanud ütlema. Seda ma poleks pidanud tegema. Ja vahest meil on mingid sisse juurdunud reaktsioonid, me ei pane tähelegi enam. Meie mingisugused käitumismustrid. Mõtleme Sakkeuse peale korra. Sakkeus on kuulnud Jeesusest, tal on uudisimu, aga ma arvan, et tal on ka mingi koorem südamel. Tal on kuidagi raske olla ja siis ta tahab Jeesust näha vähemalt, et äkki midagi läheb selgemaks. Ja siis Jeesus tuleb ja Jeesus näeb Sakkeust ja ütleb, et ma tulen täna sulle külla. Ja kui ta siis tuleb ligidale, Sakkeus näeb korraga hoopis teisest vaatepunktist kõike seda, mis ta on teinud. Ja kohe vastavalt sellele Moosese seadusele, mida ta ütleb, see on Luuka 19. peatükk, Sakkeus ütles aga issanda ette astudes, vaata issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Pool varandust pluss 4 korda. See on ikka 10% rohkem, kui käsuseadus käskis. Ja mul on tunne, et me ka Jumala rahvana peaksime olema nii tundlikud. Võib-olla keegi siin mõtleb, et no kuule, kes nii elada saab, mis asja me nüüd siis hakkame kõike kahvli ja noaga detailideni arutama. Pole mõtet. Ja tegelikult osaliselt on sellisel vastulausel ka õigus, sellepärast, et me peame kaaluma, mis asjad on väga väikesed ja tühised, mis on teise inimese veidrused või omapära, kus ei maksa leili minna. Aga me peame aru saama, kus on suured asjad. Kui me oleme lähisuhetes, siis on mõned asjad, kus sa pead leppima, ta ongi selline. Sa ei saa teda muuta, me ei saa kunagi teist inimest muuta. Ja siis sa pead sellega leppima, oma südames lepitust tegema. Aga kui on asju, mis pidevalt ja järjekindlalt sulle sisse sõidavad, siis sinu kohustus on teada anda. Iga kord, kui nii juhtub, minu planeedil on maavärin. Palun ära tee enam niimoodi. Ja siis on pall teise inimese väravas. Paulus ütleb meile, et me oleme lepituse rahvas.
see on 2. Korintuse 5. peatükis 20. salmis. Ütleb Paulus nii, me oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. See on esimene. See liin peab kõigepealt saama lepitatud ja siis saavad tulla teised liinid. Nüüd inimesed, kes ei ole kogenud seda lepitamist, nende jaoks jääb õigusnõue üles. See ülekohus jääb üles. Ja neil on tunne, et kui nad andeks annavad, siis nad nagu otse kui pühiksid selle vaipa alla ja ütleksid, seda ei ole juhtunud, seda ei ole. Ja inimene tunneb, et see on veel suurem ülekohus ja siis ta hoiab kinni sellest haavamisest nagu kallis asjast. Ja ta ütleb, ma ei saa seda andeks anda, sest keegi peab tunnistama, et ülekohus on sündinud. Tõnu Lehtsaar on väljendanud seda, et mõnikord, kui inimene on sellisesse asja kinni jäänud, siis tekib taasketramine. Tõnu on leiutanud siukse toreda sõna, taasketramine. See tähendab, et sa muudku ketrad seda asja, oma tundeid ja seda juhtunud ja mõtled, vaata, võib-olla sellepärast ta tegi nii ja võib-olla siin on veel see taga ja muudku see ketramine käib su peas. Mis sealt juhtub? Su kibedus hakkab su sees tulema. Ja see kibedus läheb edasi vimmaks. Ja Tõnu ütleb, et vimmast on juba väga raske välja tulla. Mina ütlen, et on küll jah, tõesti väga raske välja tulla. Sellest tekib tahtmine eralduda, isolatsioon. Ma ei taha näha seda inimest, ma ei taha näha kedagi teist, ma ei tule enam nende sekka. Meil on üks inimene koguduses, kes kunagi kogemata eksis ja siis sellega asjaga sai korda ja meil tundus nagu, et ta on jälle koguduse keskel ja ta on rõõmus ja see on unustatud asi, nagu Uus Testament ütleb, et merepõhja ja sealt me kala püüdmas ei käi. Need asjad, mis on lepitatud ja andeks antud. Ja siis ühel päeval ma kuulen, et kuidas ta räägib teistele, et mul ei ole siin koguduses kohta. Mind ei võeta vastu, minust ei arvata mitte midagi. Ja see käib niimoodi vaikselt nurga taga. Ja siis ma saan aru, et seal on üks kibedus, mis vaikselt nagu keedab ennast üles kogu aeg. Ja teate, selline hinge tasandil ketramine, see on kuradi mängumaa. See on tema mänguväljak, ta on nii rõõmus, kui selline asi inimese hinges olemas on. Sest siis ta saab inimese eraldada teistest, osadusest, viimselt Jumalast ja siis on lihtne seda inimest ära tappa. Nii et nendele, kes tunnevad, et ülekohust on tehtud, aga ta ei saa seda nagu mainimata jätta või see peab kuidagi esile tulema. Teile ma ütlen seda, Jumala ees on kõik teod üleval. Ühel päeval seisad sina Jumala ees ja sa vastutad selle eest, mida sa oled teinud. Nii sellega, mis sulle on tehtud, kui sellega, mis sina oled teinud. Kui ka kogu maailm ei tea, mida sa oled teinud. Jumala kohtu ees on see, et mida sa tegid. Ja sa ei saa seal öelda, aga tema tegi mulle ja ma selle pärast tegin. Nii et selles mõttes ülekohus ei kao kuskile. Ülekohus jääb üles ja Jumal, kes on armuline pika meelega ja täis heldust, Jumal tegeleb selle ülekohtuga. Ja teate, ta tegeleb sageli palju armuliksemalt, kui meie seda teeme. Kui meie tahaks, ütleme otse välja, kätte maksta mõnikord. Me tahaks nagu öelda, et sa ei saanud aru, mis sa üldse tegid, aga vaata, mis sa mulle tegid ja ma nüüd tahaks kuidagi hüvitust saada selle asja eest. Jumal, kui ta läheb kedagi korrigeerima, ta kõigepealt teeb seda armastusega. Ta alati annab väljapääsu tee. Ta ei taha karistada, sest Jeesus on karistatud. Ta lihtsalt teeb kõik, et inimese süda läheks pehmeks. Ja sellepärast on hea jätta, nii nagu Jumal ütleb, kättemaks kuulub mulle, ütleb Jehova. Kui sulle on midagi tehtud, siis anna andeks selle väega, mis tuleb Jumalalt. Selle jõuga, mida annab Püha Vaim, teades, et kõik, mis on valesti ja vääriti ja ülekohuselt tehtud, see on Jumala ees, las see Jumal tegeleb sellega. Ja ta teeb nii, et see teine inimene saab ka armu. Kui me seda ei tee, siis tuleb see Jeesuse hoiatus, kui te andeks ei anna.
me tunneme mõnikord, et meil ei ole ressurssi. Ja siin tuleb nüüd see Matteuse evangeeliumist, kui natuke edasi lapata, 18. peatükis on Peetrus, kes mõtleb selle asja üle järgi ja küsib, et aga issand, mis siis, kui ta ikka teeb 70 ja 7 ja 700 korda ja ei muudagi ennast ja ei küsigi, mis ta üldse minuga teeb. Kui kaua ma pean kannatama ja mitu korda ma pean andeks andma. Ja me võime veel juurde küsida, mis siis, kui ta üldse andeks ei palu. Mitu korda, kui kaua ma pean selles keetmises olema. Ja siis Jeesus räägib selle tähendamissõna. Ja ma loen see, te teate seda, aga ma loen selle, sest Jumala sõna on alati hea. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Seepärast taevariik on kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema, ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest hale. Ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 denarit. Ja ta haaras temast kinni ja kägistas teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid ta läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, mina kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui te igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. See on, siit võiks palju jutlusi teha, ma ei tee seda, ärge kartke, te saate lõunaks koju. Aga see viimane läheb kokku sellega, mida Matteus 6. peatükis mäejutluses kirjutab, mida Jeesus ütles. Nii et kui me tunneme, et meil ei ole ressurssi, kas sellel tigedal sulasel ei olnud ressurssi? Ta oli mõeldamatu võla andeks saanud, sest ta palus. Aga ta ei olnud selline nagu tema isand, nagu Jumal. Ta ei olnud pika meelega, vaid ta pigistas viimseid tilku välja sellelt, kellel ka ei olnud. Kui on selline seis ja me tunneme, et meil ei ole ressurssi, siis põhjuseks võib olla see, et me pole aru saanud, kui suur võlg on meile andeks antud. Me pole aru saanud, kui kurjad me tegelikult oleme ja kui palju Jeesuse surm on meie elu mõjutanud, meie päästet mõjutanud. Ja mõnikord peab Jumal meile näitama otseselt puust ja punaselt, kui palju me tegelikult oleme andeks saanud. Mõnikord me peame paluma, et Jumal kasvata meie armastust sinu vastu ja teise inimese vastu. Sest et andestusel ja armastusel on väga suur seos. Mõned ajad tagasi olin ma sellises madalas kohas ja Jumal võttis selle aja ja hakkas näitama mulle minu südant. Oli asju, mida ma olin teinud arvates, et need on õiged, ma teen neid õigesti, mul on õiged motiivid. Ja siis Jumal hakkas mulle näitama, et need ei olnud õiged motiivid, et mu süda oli mind petnud, et ma tegelikult tegin kurja nii inimeste ees kui Jumala ees. Ja et ma olin ignoreerinud Jumala märguandeid. Mõnikord, ja see oli väga raske teekond.
Sest mul oli sealt alguses tahtmine karjuda, siis oli tahtmine ennast maha kanda, siis ma ei suutnud enam uskuda, et Jumal mind üldse armastab, et ma olen täiesti sihuke mõttetu, täpselt see, mida kurat meile räägib, eks. Mine ja ära enam üldse ole. Mõnikord Jumal peab inimesele näitama, kuidas süda võib petta, kui suur ja sügav on patu ja kurjuse tagajärg, kui palju halba me tegelikult reaalselt oleme võimelised tegema. Me peame ka seda teadvustama, sest siis me saame aru, kui palju meid on armastatud ja kui suur võlg meil on andeks antud. Nüüd Jeremiia raamatus 31.–34. peatükis Jumal ütleb seda, mida tema tahab. Ta ütleb, ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Ja see on see, mis tuleb meeles hoida, kui sa oled kellegagi suusad risti. Ma annan andeks tema süü ja ma ei tuleta enam meelde tema pattu. See ei ole võimalik ilma püha vaimu abita. Aga Jeesus ütleb ka, et ma panen ja Vanatestamendi prohvetid kuulutavad Jumala sõnu, ma panen oma vaimu nende südamesse, ma kirjutan oma seaduse sinna. Uues testamendis Paulus ütleb armastus, rõõm, rahu, pikk meel, halastus, kõik see on püha vaimu vili. Need asjad on meile kätte saadavad, kui me võitleme need omale kätte. See on suur hoiatus, see tähendamissõna, mis ütleb, et sul on ressurss isegi siis, kui sa tunned, et sul ei ole. Et ülekohus on pilvini. Aga kui sa oled see südametu sulane, jah, teate, mul on väga palju näiteid iseenda elust, aga ma nüüd ei täpsusta väga, aga jah, juhtus ka üks asi, kus ma palusin abi ja abi asemel ma sain korraliku peapesu ja mõned toredad sildid kaela ja ma tundsin, et ma ei suuda. Seda on liiga palju, see läheb üle. Ma ei suuda andeks anda. Ma olen üsna impulsiivne inimene, ma olen koleerik ja mul kohe lööb pildi pimedaks, kui midagi juhtub. Ja siis ma tundsin, et ma ei suuda. Ma ei taha isegi öelda selle inimese nime, ma ei taha tema peale mõelda. See ei ole võimalik, et tal on õigus, mis ta minu kohta ütles. Ja mulle tundus, et ma kuidagi nagu, isegi mitte ei karistanud teda, aga ma olin see sulane, kes ütles, et mul ei ole ressurssi enam seda andeks anda. Aga teate, mis juhtub? Ma panin ise ennast vangi. Ma käisin selle asjaga ringi, see piinas mind, see ahistas mind, mul ei olnud head Jumala suhet. Ja siis ma teadsin ju seda, ma olen seda õpetanud, ma tean teooriat väga hästi. Ja siis ma aeg-ajalt mõtlesin selle inimese peale ja iga kord, kui ma mõtlesin, see torkas jälle. Ja siis ma pidin minema taas Jumala ette, ütlema, et Jumal, ma ei suuda, sa pead midagi tegema, sest minu süda lihtsalt ei ole nõus andeks andma. Ma teadsin oma vastutust ja see oli pikk sõda, kuni ühel päeval ma nägin teda juhuslikult ja ma palusin armu ja hiljuti ma suutsin teda kallistada ja praegu on see asi lahendatud. Aga me võime panna iseennast vangi mõeldes, et me karistame seda teist inimest, aga me ei karista, me karistame ainult iseennast. Ja meie vastutus Jumala ees on, et ta ühel päeval küsib, mis sa tegid selle olukorraga. Kõige raskem on lähedastega, sest lähedased võivad sageli palju torkivat valu teha. Joel võib öelda, kui palju ma talle haiget olen teinud. Ärge igaks juhuks küsige. Aga see ei ole kerge ja teised teavad seda ka. Ja see ei tohi, see valu, võt nüüd see viimane küsimus, kui te veel jaksate, millest ma tahaks rääkida, ongi see valu. See valu on see, kust meie eksitee hakkab tavaliselt. Sest me ei taha valu kogeda ja hingevalu on ja siuke torkav valu on hull. Ja siis me mõtleme, et me matame selle enda sisse ja sealt hakkab siis see kibedus ja kibeduse juur, mis meie südamesse sügavale hakkab ja siis hakkad seda võlga sisse nõudma ja võib-olla isegi kaudu karistama kedagi teist, viimselt võib-olla põlastama ja vihkama. See võib sinnamaani välja minna. Aga mida siis teha selle valuga? See, mida Jumal on mulle õpetanud, on see, et esimene asi, kui sa tunned valu, siis sa võtad selle valu ja sa lähed Jumala ette. Sa lähed metsa või sa lähed mere äärde või sa lähed põllu peale ja sa karjud selle välja, kui on vaja. Sa oled Jumala ees ja kirjeldad seda hävitust, mis sinu sees juhtus, kuigi Jumal ju teab. Ta oli seal samas, ta nägi ka. Aga sinul on vaja Jumalale välja öelda. See ja see ja see ja see. Ja sul on vaja välja öelda, et see oli ülekohtune ja see oli vale ja miks üldse ja kui kaua veel, kõik need asjad, kogu see ämber.
kõik tuleb Jumala ette välja valada. Ja kui sa seda oled teinud, siis see on sinu vastutus, siis oota. Siis oota. Jumal varsti ütleb sulle midagi. Kõigepealt sa saad koorma ära. Ja see, mida Jumal on mulle sageli öelnud, on see, et Mari, et sa oled mulle jube armas. Ma armastan sind. Ja sellise suure välja valamise peale sa ei oota seda lauset. Aga siis ta tegelikult tuleb ligi selle armastusega ja ta armastab sun tervemaks. Hing saab rahu. Ta võtab ära need torkivad asjad sealt. Ja kui sa siis natukene veel jaksad Jumala ees olla, sest tegelikult seal on äkki selle tormi sees sa oled rahu leidnud, siis ta mõnikord ütleb, et aga tead, vaata seda, mida sa tegid seal. Ja miks sa tegid seda? Ja siis ta näitab sulle, et sul on ka osa olnud selles asjas. Ja siis sa ei tegele enam selle teise inimesega, tema asjadega, sa tegeled iseendaga ja ütled, et Jumal, anna andeks, ma ei teadnud, ma ei tahtnud. Ja siis ta armastab sind edasi ja ta armastab su terveks nii kaua, kuni sa suudad minna tagasi sinna olukorda, kuni sa suudad jälle sellele inimesele otsa vaadata ja ära leppida. Bill Johnson on kunagi öelnud, et teate, tal on palju vaenlasi, tal on neid, kes netis igasuguseid asju produtseerivad ja tal on inimesed lennujaamast tulnud ütlema, et sa oled valeprohvet ja sa oled see ja sa oled teine ja sa oled veel keegi. Teate, mis ta teeb? Ta ütleb, et see aeg, mida Jumal on mulle maa peale andnud, see on nii väärtuslik. Mul ei ole aega tegeleda selle mingi vindumise või vimma või mingi süüdistamisega. Ma lükkan need kõrvale, ma ütlen, Jumal, õnnista neid. Tal on minu meelest 1 päev nädalas või on tal niimoodi, et iga päev ta võtab mõne vaenlase ette, keda ta teab nimepidi ja ta teab ju inimesi ringkondades. Ja ta palvetab nende eest, ta õnnistab neid, nende elu, nende kodu, nende teenistust, nende lapsi, kõike. Sest Piibel ütleb, et õnnistage oma vaenlasi. Ja ta ütleb, mind üldse ei huvita, las nad räägivad, las nad teevad, mul ei ole aega, mul on Jumalaga hea olla. Ja see on see, kuhu me võib-olla peaksime jõudma. Mitte ära roomama, mitte peitu pugema ja siis seal ketrama. Viimane asi on see, et Jumal tahab puhastada meie südame ka siis, kui me oleme haiget saanud. Ta ütleb Jeremias, vaata, ma toon talle paranemist ja tervist. Ma teen ta terveks, ma ilmutan talle rahu ja tõtt. Ja ma puhastan nad kogu nende süüst ja ma annan neile andeks kõik nende süüteod. Kui Jumal on mind puhastanud, siis ma suudan minna ja andeks anda. Siis mul on ressurssi küll ja veel ja püha vaim tuleb appi. Mõnikord tuleb minna, nagu ma ütlesin, mitu korda sellesse puhastusse, enne kui kõik saab ära viidud. Aga siis sa tead, et sa ei ole enam vanglas, vaid sa oled vaba ja teate, see vabadus on õnnis. Sellepärast, et nüüd su süda on pehme, ta on avar, ta on tundlikum kui enne. Mõnikord me mõtleme, et võt selle teise inimesega ma teen südame kõvaks, aga Jumala ees ma olen pehme ja avatud. See ei ole võimalik. Sa oled ühe südamega nii Jumala ees kui teiste ees. Sul on üks süda. Aga kui su süda on tundlik, pehme ja puhas, siis tekib mingi selline õnnis seisund, selline õnnis olek, et sa lihtsalt peadki käima ja natuke tobedalt naeratama võib-olla. Sul on lihtsalt nii hea olla. Öeldakse, et õndsad on need, kellele Jumal pahategu ei arvesta ja kelle patt on kinni kaetud. Ja mõtle, sina saad seda õnnistust edasi anda. Ja üks vahelepõige veel, sa pead ka endale andeks andma. Ma ei jõua sellest täna pikemalt rääkida. Täpselt samamoodi pead sa ka endale andeks andma ja lepitust tegema iseendaga. Niisiis tänaseid salme vaadates meil on tõotus ja meil on hoiatus. Ja meil on teadmine, et andestus on pidev protsess. See on olemuslik osa armastusest. Ja kui sulle on palju andeks antud, kui sa tegelikult saad aru, kui palju sulle on andeks antud, siis sa armastad palju. Ja mida lähemale sa Jumalale lähed, seda rohkem sa armastad, seda suuremaks su armastus tema vastu muutub ja sa tajud, kui sa talle haiget teed, kas või teise peale kõrdi vaadates. Sa ei saa enam halba öelda oma ligimesele. Ja kui sa armastad palju, siis sa suudad andeks anda palju. Ja kui sa suudad palju andeks anda, siis sa igatsed kohe ära leppida
ja lepitust otsida. Ja lepitatud suhted toovad kaasa veel palju sügavama armastuse. Sest sa koged, et sind mõistetakse, sina mõistad. Sind on vastu võetud ja sina võtad vastu. Armastus ei ole hävinud, vaid armastus kasvab ja see on kogudus. Sest üks taevane elu hakkab voolama sellistest suhtetest ja inimesed, kes tulevad koguduse keskele, küsivad, mida te teete, kuidas teie keskel nii hea on olla. Ei ole taga rääkimist. Ei ole viltu vaatamist, ei ole nurga taga põdemist ja halbu sõnu. Ja niimoodi saab hävitusest õnnistus. Amen. Tõuseme ja palvetame. Isand Jeesus, me kõigepealt tegelikult tahaks silmini maha kummardada ja öelda sulle, anna andeks, Issand. Anna andeks see, mida meie oleme teinud. Meie patt ja meie süü, mille pärast sina hoope said. Aga samas, Issand, me tahame ülistuse hääle tõsta ja öelda, Issand, tänu sulle. Et sina läksid ristile. Et me võime seista risti ees ja hoida ristisambast kinni ja paluda, Issand, voolaku sinu veri üle meie. Puhastagu meid, lepitagu meid ja tehku pehmeks meie süda. Ja kui keegi praegu siin tunneb, et üks okas on püsti või kaks, üks väike mürgi vimmaämber on kusagil, siis võta see otse kui pihku praegu ja anna see Jumalale. Ütle, Jumal, ma annan ära. Ma annan lahti. Ma lasen lahti, võta ära, ma ei taha seda. Ma ei taha vanglas olla enam, tee mu vangla uksed lahti. Ja kui sa tunned, et sa ei suuda, sina neid trelle lahti ei saa, siis ütle, Püha Vaim, tule, ma annan sulle loa, sest Jumal ootab, mida sa tahad. Ja isa, me palume, et kui siin on vangistatuid kuidagi, et sa tuleksid ja annaksid andeks. Et sa teeksid vabaks. Ja isand, me anname andeks oma vanematele ja oma vanavanematele, oma lastele ja oma lähedastele, abikaasadele. Isand, me anname andeks töökaaslastele ja koolikaaslastele. Ükskõik kui pikk on olnud kannatus. Meil ei ole aega, isand, istuda kuskil mürgi allikas, vaid me tahame armastuse osadust sinuga. Ja me tahame olla see kogudus, keda sina saad õnnistada. Vala välja, Jeesus, Püha Vaimu. Vala välja lohutajat vaimu, issand, kui on haavu, mida keegi ei ole näinud. Sina oled näinud. Ja vala oma veri selle koguduse peale ja puhasta nõnda, et tuleb üks uus sära sellel uuel aastal. Issand, et eks tuleb selline osadus, et rahvas jookseb kokku, sest siin saab hingata, siin on hea olla. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Sa oled pika meelega, täis heldust, täis halastust. Sa vaatad armu ja halastusega iga ühe peale praegu siin ja ütled, et tule, ma aitan sind. Lase, ma armastan sind terveks. Kiitus ja tänu olgu sulle, issand. Amen.